Tere kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2016. aasta laia matemaatika riigieksami, osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harnoal lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. Punkt 1. Lihtsustage selline avaldis. Esimese muru nimetajast saame sulgude ette võtta 2 ning teise korrutise saame kirjutada lahti valemina. Viime kõik järgmisena ühisele murujoonele. 3x + 2 sulud saame mõlemalt poolt maha tõmmata ning vastuseks jääb murd 2 - 3x jagatud 4-ga. Punkt 2. Arvutage avaldise väärtus, kui x võrdub 27 astmel -1/3. Kui astmes on miinus, tähendab see seda, et peame arvud pöörama ümber ning 1/3 on sama, mis 3. juur. Vastuseks saame 1/3. Paneme selle x-i väärtuse nüüd lihtsustatud avaldisse ning saame vastuseks 1/4. Vastus on, et avaldise väärtus on 1/4. Ülesanne 2. Tuleb lahendada selline võrratus. Esimese asjana viime kõik liikmed vasakule poole. Järgmisena paneme kõik ühisele murrujoonele, korrutades ühte x - 3-ga. Siit tuleb meil võrratuse süsteem, et -4x + 2 peab olema võrdne või suurem kui 0 ning x - 3 peab olema suurem kui 0, sest nimetaja ei tohi kunagi 0 olla. Eraldame mõlemast x-i ning saame, et x on võrdne või väiksem kui 1/2 ning x on suurem kui 3. X-i vahemik on 0,5 kaasa arvatud ning 3. Seega vastus on, et võrratuse lahend on x võrdub 0,5 ja 3. Ülesanne 3. Lahendage võrrand log 2 sulgudes x + 3 pluss log 2 sulgudes x - 4 võrdub 3 korda log 2, 2. Kuna logaritmid on sama alusega, saame plusstehte panna ühe sulu alla, korrutades need. Kui number on logi ees, saame tuua selle astendajaks logaritmid tavale. Kuna mõlemal pool nüüd on logaritmid tavad samad, võtame ette logaritmid tavad. Korrutades kõik sulud lahti ning viies vasakule poole, saame ruutvõrrandi. Selle jaoks kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjuure alt tuleb välja 9. Saame, et x1 on -4 ning x2 on 5. Kohe saame välistada siit -4, sest logaritmitav ei tohi olla negatiivne arv. Teeme ka kontrolli 5-ga. Saame mõlemale poole 8, nii et vastus on seega õige. Ehk siis vastus on, et võrrandi lahendus on x võrdub 5. Ülesanne 4. On antud funktsioon fx võrdub 2 sinus x. Punkt 1. Joonestage funktsiooni fx graafik lõigul 0-st 2 piini. Paneme graafikule kõik vajalikud numbrid ja pi väärtused algselt. Ning leiame ka igale x-punktile selle y-väärtuse alustades 0-st ning lõpetades 2 piiga. Meil tuleb selline sinusjoon. Teine punkt. Lahendage võrrand 2 sinus sulgudes pi - x võrdub sinus pi jagatud 2-ga, kui x jääb vahemikku 0-st 2 piini. Sinus pi ehk 180 kraadi miinus x saame kirjutada kui sinus x ning sinus pi jagatud 2-ga ehk 90 kraadiga on võrdne 1-ga. Jagame terve rea 2-ga ning saame, et sinus x võrdub 1/2. Esimeseks x-iks saame 30 kraadi ehk pi jagatud 6-ga ning et leida teine x, lahutame piist pi jagatud 6 ning saame vastuseks 5 pi jagatud 6-ga. Meil on 2 x-i väärtust, sest see sinusjoone kaar on kui peegelpilt. Ehk siis vastus on, et võrrandi väärtused on pi jagatud 6-ga ja 5 pi jagatud 6-ga. Ülesanne 5. On antud funktsiooni fx võrdub -x kuubis + 3x ruudus + 2. Punkt 1. Leidke funktsiooni fx kasvamisvahemikke. Esimese asjana peame võtma selle funktsiooni tuletise. Paneme selle nüüd võrduma 0-ga. Näha on, et saab sulu ette võtta -3x. Saame, et x1 on 0 ning x2 on 2. Teeme x-joone, märkides x-väärtused sellele ning alustame joone tõmbamist alt, kuna kõige suurema astendega x on negatiivne. Kuna otsime just kasvamisvahemikku, on vastuseks 0-st 2-ni. Teine punkt. Leidke funktsiooni fx graafiku miinimumpunkti koordinaadid. Miinimumpunkti x-iks on meil siin 0 ning paneme selle algfunktsiooni. Vastuseks saame 2, ehk siis miinimumpunkti koordinaadid on 0 ja 2. Kolmas punkt. Koostage funktsiooni fx graafikule kohal x 0 võrdub -1-ga joonestatud puutuja võrrand.
Leiame algselt algfunktsioonile x võrdub -1 ning saame vastuseks 6. Võtame järgmisena tuletise funktsiooni ning sealt samuti leiame -1 ning saame vastuseks -9. Pannes arvud puutuja võrrandisse, eraldame siit y ning saame vastuseks -9x-3. Ehk siis vastus on, et funktsiooni kasvamisvahemik on 0-2, miinimumpunkti koordinaadid on 0 ja 2 ning puutuja võrrand on y võrdub -9x-3. Ülesanne 6. Uus postipakkide saatmise süsteem seab saadetava paki mõõtmele järgmised tingimused. Pakk peab olema ristahukakujuline, paki pikkus ja laius peavad suhtuma nagu 2 1. Paki pikkuse, laiuse ja kõrguse summa peab olema 60 cm. Kui suur peaks olema sellise postipaki kõrgus, et paki ruumala oleks maksimaalne? Seos pikkuse ja laiuse vahel on, et A võrdub B jagatud 2. Tingimus pikkuse ja laiuse kõrguse summa kohta on, et ümbermõõt peab võrduma 60 cm. Asendame A väärtuse B jagatud 2. Liidame ühised liikmed kokku ning eraldame C, mis võrdub 60 - 3B jagatud 2. Ruumala valem on A korda B korda C. Asendame A B jagatud 2 ning C 60 - 3B jagatud 2. Korrutame sulud lahti, millegipärast B muutus B-ks, aga tegu on sama liikmega. Võtame järgmisena sellest tuletise, et leida B väärtused. Korrutame terve rea 4-ga, et saada lahti murrust. Sulgud ette saame võtta 9B ning saame, et B väärtus on 0 ja 80 jagatud 3-ga. Pikkus ei saa olla 0 cm ehk see ei sobi. Leiame laiuse leitud valemiga järgmisena. Saame vastuseks 40 jagatud 3 centimeetrit. Leiame ka kõrguse leitud valemiga, pannes arvud valemisse. Saame vastuseks 20 centimeetrit. Ehk vastus on, et postipaki kõrgus peaks olema 20 centimeetrit. Ülesanne 7. Kolmnurkse maatüki ABC külg AB on 237 meetrit ja külg AC on 470 meetrit. Nurk antud külgede vahel on 112 kraadi. Punkt 1. Arvutage maatüki kolmas külg BC meetrites, ümardage ühelisteni ja maatüki pindala hektarites, ümardage sajandikeni. Kuna meil on antud 2 külge ning nende vaheline nurk, saame kasutada koosinusteoreemi. Eraldades sellest BC külje, saame vastuseks ligikaudu 600 meetrit. Pindala leidmiseks saame kasutada valemit A korda B korda siinus gamma jagatud 2-ga. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 51 616 ruutmeetrit ehk 5,16 hektarit. Teine punkt. Soovitakse rajada teelõik maatüki tipust A külje BC keskpunktini. Kui pikk teelõik meetrites ümardage ühelisteni tuleks rajada? Kui sõidad mediaani valemit, mis on, et mediaan ruudus võrdub 2 korda A ruudus pluss 2 korda B ruudus miinus C ruudus jagatud 4-ga, saad selle leida ilusasti ühe tehtega. Võtame terve tehteruut juurde alla ning saame, et AD pikkus on 220 meetrit. Sellega sai esimene osa meil lahendatud, nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged. Kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusvideole, nii kitsa kui ka laia oma. Sellega on tänaseks kõik. Näeme varsti uues videos.